No filmid vast sai, muid asju peale ei jää. Aga lihtsalt räägid niisama. Ma ei oska. Ei tea. Räägid. 80-ndatel olin ma Moskvas, seal oli siis pärast akadeemikutest ja teistest tähtsatest oli komisjon, kes iga kunstniku töö kohta võttis sõna ja seletas ja andis nõu ja õpetus. Mina ei jäänud nende peale lootma, pidasin ise selgitava jutu maha ja sellel oli minu jaoks nii ootamatu mõju, ma ei saanud arugi, mis toimus. Komisjon pidas nõu ja komisjoni esimees ütles, et nemad ei ole, leiavad, et ei ole vaja midagi lisada, et kõik on ära seletatud, kõik on ära lahti räägitud. Ja tänati mind ja ma ei saanud ikka veel millestki aru, kuni siis läks saalis mell lahti. Et mul oli üsna niisugune, Baltikum inimesi ikka toetati. Siis läks suureks mälluks lahti ja ma pärast sellest päevast suurt enam midagi mäletagi. Mis seal toimus ja kuidas seal oli igal juhul. Aga naljakas juhtuma. Mis mõttes läks mälluks lahti? Seal tulid inimesed juurde ja õnnitlesid ja otsetasid õlale ja vene keeles minuga räägiti, ma nüüd kõigest ei saanud ka aru. Aga seda peeti niisuguseks suureks sündmuseks, et mind nimetati komisjoni tapjaks. Ja suhtumine muidugi väga hea, aga komisjoni poolt. Mul oli küll vähe töid, ainult 2 tükki, mida ma seal näitasin. Mis tööd need oli? Kinoprojektor ja siis oli vaade teiselt poolt Lovedit lõpetamata maalile. Mõlemad ma tõin Eestisse, kuigi taheti sinna näitusele, aga ma arvasin, et tööd ei ole valmis ja õieti see üks suurem töö. Sellest on küllalt niisugused. Aasta hiljem ma käisin ka seal, mul tollal ateljeed ei olnud ja siis seal oli nüüd suhteliselt hea omaette töötamine. Võimalik, väike 9 ruutmeetrine küll, aga see-eest oma ja väike rahulik. Vaata, sa oled öelnud, et põhimõtteliselt, et sa oleks võinud karjääri mõttes, et sa oleks võinud ju jääda Moskvasse. Ma oleks üldse võinud Moskvasse jääda. Seal oli kuidagi väga, nüüd minu need sõbrad tuttavad Moskvast, kes tol ajal seal olid minuga koos ja kes pärast hindamiste aegu nagu kohale tulid, need on praegu kõik, kes on Pariisis, kes on New Yorgis, kes on Chicagos. Neid vist Moskvasse ei ole jäänud mitte kedagi, et kui ma praegu lähen, siis mul tuttavaid ees ei ole. On tulnud niisugune uus realistide põlvkond ja... Aga mis sa arvad, seda võib ebaõnnestumiseks nimetada või? Mis sa tunned? Ma ei... Kui oleks Moskvaga rohkem sidemeid pidanud, siis oleks paratamatult jäänud see külge või niimoodi. Seal oli ikka väga eklektiline see asi. Oli kunstnikke, kes ühel päeval tegid impressionismi, järgmisel uusrealismi ja nad kuidagi kõikusid igasuguste asjade vahel. Ja oli väga sümpaatseid inimesi, aga oli ka tõelisi niisugusi karjeriste, kes mingi ministrite nõukogu tegelaste pojad ja tütred ja Veera Muhina lapselaps ja niisugused koloriitsed kujud. Et seal oli igasuguseid tegelasi. Mõnedega ma olen kirjavahetuses siiamaani. Paari inimesega. Juba siis New Yorgi kaudu. Ja seal oli karvaseid ja sulelisi, igasuguseid.
Kesk-Aasiast ja Vladivostokist ja kust kõik iganes eestlastest mina olin esimene, kes üldse Seenesi kaldal on Solnitsa-Gorsk, Moskvast 70 kilomeetrit Vaksalist. Nii et päris Moskva südalinnasse ei olnud, see oli eemal, seda rahulikum oli. Kuidas nad suhtusid Vatikani kunsti? Meil üldiselt lasti teha, mida me tahame, ei puututud, aga samas ma nägin, et väga paljudel oli Moskvas töötamine niisugune eluülesanne, et kui seal nüüd hakkama saada või õpetust kuulda võtta, et siis on võimalik inimeseks saada. Ja paljudel oli ka niisugused, näiteks seal mul on Harkovi kunstnikul, kes mulle tunnistasid ise, et kodus neile Harkovis öeldakse, et te Moskvas võite seal teha midagi vabamalt ja nii, aga meil on siin teine kord Harkovis, et meie siin ei tee midagi siin nii vabalt, et teil on Moskvas on seal Baltikumi mõjud ja kõik, aga õige kunst on ikka see, mis meie siin teeme. Et väga kummalisi niisugusi pöördeid oli imelik, millest nagu hetkel nagu kogu ulatust ei saanudki nagu aru, et kui sügav see, et tsensuuri sees oli veel üks tsensuur ja selle sees oli veel üks tsensuur ja siis veel ja see kõige väiksem oli tegelikult kõige suurem tsensuur. Et paljud läbi Moskva põgenesidki, just Moskvas oli suhteliselt vaba kui provintsi linnades.